Hei, teine A, Rocca al Mare klass, kuidas teil läheb? Suur rõõm on siin seista teie ees ja vaadata teie töid. Vahvad jänesed olid ka juba reas, et neid kommenteerib keegi teine. Meie vaatame siis meie joonistusülesannet ja nagu te nägite, ei olegi väga raske joonistada nägu, kui on teada, kus on silmad, nina ja suu. Ja siis pea ja kõrvad ja mingi kõik muu, mis sinna juurde. Et vaatamegi, millega te hakkama saite. Väga head valikud siin juuste osas eriti on ilus toon antud. Ja läbi juuste siin paistavad mingisugused tegelased ka. Mõned peidetud sõnumid või siis nii. Ja väga ilus mummuline kleit ka peaks mainima. Nii, siin on ilusti nüüd kohe tõmmatud joon, et kuhu tulevad silmad, et edaspidi võib-olla seda joont ei pea nii palju toonitama, et selle võib tõmmata, et me teame, et silmad seal on, siis võib kustutada, aga pärast nagu vaikselt ära kustutada. Et tegelikult see on nagu väike tingmärk meile endale, et kus nad tulevad. Ja siis põhimõtteliselt võib selle ära kustutada ja edasi liikuda. Nii. Ja siin on vahva kohe pilk on tabatud ilusti ja ongi silmajoonel ära kustutatud. Ja nüüd on üks küsimus, juuksed ja siis see pearing. Et tundub, et pearing on nagu veidi liiga tugeva joonega isegi. Kui vaatame, et siis on näha see pearing ja nagu mul on pearing ja nüüd on need juuksed peal. Et nagu pigem nad võiks olla niimoodi, et seda ringi võib-olla natukene siis ära kustutada, et ta tuleks nagu ühest kohast. Nii, vahva puu on siin palju suurem taga, kui meil originaalis oli mõeldud, mis on väga hea. Alati on hea lisada mõni detail, ise juurde mõelda, panna svunki juurde ja natukene gaasi juurde. Ja siis siin ongi väga vahva naeratus näol, kõik töötab, juuksed lehvivad, kleidik on seljas, väga vahva töö. Nii, siis täiesti karbist välja, tundub, et on selline tuline tuju olnud, selline korralik põlev, selline apelsini moodi isegi võiks öelda. Nii, ja siis on meil siin joonistatud inimene, ehk siis väga vahva, alati võib panna väikest teksti, väga hea tekst siin üleval, inimene. Silmad, meil on ripsmed, kõik on paigas ja nina on hästi tugevat joonist, me nüüd joonistame nina tugevat joontega, aga nina alati tegelikult on õrnemate joontega, siis ta tuleb nagu natukene paremini, siis ta tuleb just vähem välja, aga nina ongi kõige delikaatsem üldse, nina peaks tulema kõige vähem välja just. Nii, siin on kohe need vahvad puud on kohe taustaks, pluss siis ups, mind läks sassi. Nii, oota, kus me olimegi. Nii, siin. Vahvad puud on taustaks. Siin jällegi see silmapiir on nii võimas, et see reaalselt nagu sõidab siia töö sisse. Et see silmapiir on lihtsalt meile endale teadmiseks, et silmad võiks olla umbes siin. Et kui võtame pea ette, siis need silmad on reaalselt enam-vähem keskel on see lõks. Nii, vaata, mis seda saab. Väga peened, väga naiselikud jooned siin, väga selline graatsiline, väga ilus tunnetus on teistsugune hoopis sellel tööl, et peaksite edasi kohe vaatama, et uurima siis erinevaid kujusid näiteks, kuidas huuli joonistada ja võib-olla ka nina ja näete, siin ei ole väga palju rõhku pandud ninale. Ja ta on hoopis sellisem peenem ja natukene graatsilisem. Et seda poolt peaks ka vaatama. Ja üksteise pealt alati on hea vaadata ka, vaadake, mis teie naabrid teevad, kuidas nad teevad. Ja arutlege oma ette, et kuidas, miks. Nii, siin on väga vahva kohe selline karakter, Sherlock Holmes või kuskilt mingi väga-väga huvitav mõtlik mees. Siis siin vahva tegelane,
silmad võib-olla sellel tööl natuke liiga koos, nad võiks olla natukene laiemad, siis oleks veidikene parem pilk tal. Nii, ja siin on üks mu lemmiktöid siis, mis tuleb 2 variandis, see on mustvalge ühe joonega ja siis täisjoonistatud. Ja see on selline väga hea tugeva käega. Näha on, et on seda minekut ja seda jõudu. Ja hea ongi see minek ja jõud panna sinna töö sisse, et seda on täiesti tunda. Väga tubli töö. Ja siin ka, et kõik jooned on õiged, kõik varjud justkui. Et nüüd lihtsalt võiks proovida mingit teist nägu joonistada. Nina jälle liiga tugev. Et nina võiks natukene õrnem olla. Muidu ta on meil on siin nina lihtsalt nägu. Et siin on huvitav tehnika on joonistatud ja siis välja lõigatud. Huvitav, mis seal siis veel oli. Aga igal juhul see on ka võimalus, et me teeme mingi töö valmis ja siis hoopis teise paberi peale kleebime. Et see on väga huvitav lähenemine. Muidu graafiliselt on kõik väga ilusti paigas siin. Nii, siin on meil minimalistlik lähenemine. Siin on ka täiesti okei on joonistada ja kustutada, mis on täiesti fine. Et võib-olla siis ongi mõte, et alustada natukene õrnemate joontega, et mitte nagu kohe, nüüd lähme peale, nüüd tugevate joontega, vaid õrnalt, lõks. Proovime, kus need silmad on, kus on see suu, kus on see nina. Ja nagu siin ongi õrnemad jooned ja nüüd lõpudetailid võib-olla veel, kus on silma sees see ümmargune ring veel ja kus on see väike läige. Et igal silmal on ring ja on väike läige, et kui see veel siia lisada, siis see töö oleks super. Ja miks mitte, juuksed lehvivad tuules, hoopis teistmoodi kõik on paigas, silm on korras, suu on korras, aga jälle nina on nagu natuke domineeriv, natuke liiga tugev, et kui nina natuke teha nagu õrnemaks, siis ma arvan, see oleks väga hea. Ja juuksed ka siin on sika, et kui ta oleks nagu natukene voolavam ja ühtlasem ja võib-olla tekiks nagu selline vorm, mitte nii, et sak, valmis, tavai, lähme välja mängima. Ei, et me paneme kõik selle ilusti nüüd siia paika, teeme ära ja siis natukene udune võib-olla, et järgmine kord, kui tööd pildistame, vaatame niimoodi, et see töö oleks ikkagi mitte nii udune siis. Aga samas töö on isegi väga vahva samas, et kõik on olemas. Nüüd ei saagi aru, kas siin on mingid taimed või mingi teema on veel siin taustal. Ja siis ka väike õhupall või hoopis natukene suuremat tüüpi selline töö, mis on võib-olla just hingast sisse ja samas on kõik olemas. Väga vahva. Ja siin ka natukene tundub on kiiruga tehtud ja võib-olla pooleli jäänud siin täpselt, aga samas on olemas. Miks mitte? Siin ka vaade, et alati olegi vaja seda palju joonistada ja ülipalju sinna aega panna, vaid lõks pilk ära tabada, sest tegelikult ei olegi rohkem vaja. Aga siin samamoodi vaataks nagu juustega, et kuidas nagu nad langeks paremini veits. Praegu on lihtsalt nagu saka. Et siin ka on natuke vaataks juukseid veel ja siis silma, jätke meelde, et silmad alati on ümmargused seest. Et see silmaring on ümmargune ja keskmine ring on ümmargune. Et kui me siit vaatame, siis need tulevad hoopis sellised ellipsid nagu pikergused. Et vot nii, silmad on ümmargused, nagu siin peavad olema. Hästi. See on nagu kõik on õigesti siin justkui. Aga et kuidas siit edasi minna? Siit peakski vaatama nüüd ükshaaval uuesti. Kuidas neid silmi ikkagi joonistatakse? Ja siis see nina ja suu, et eraldi neid joonistada veel kõrval. See on päris hästi. Ja Artur siis oli ka ainuke, kes kirjutas oma nime alla. Ja ärge kartke, alati võite oma nime alla panna. Ja siis see on ju teie töö, me ei pea häbenema. Ja muidugi natuke Arturi töö siin muidugi mossitab, aga pole hullu.
võib-olla oligi selline tuju. Iga kord ei ole ainult tantsupidu ja trillalla, trallalla. Vot nii, et igal juhul kokku super tubli tulemus ja jätkame ja andke teada, kui te soovite midagi veel joonistada. Hea meelega aitan, võime läbi käia etappide viisi, kuidas joonistada minijoone või ninasarvikuid või tilpkonnasid või kaargirähkuid, ükskõik mida. Andke teada ja näeme varsti. Tšau!